Tere hommikust, ma olen siin Valgas Vabadussõja ausamba juures Metsise hotelli vastas, kus ma nüüd ööbisin. Ma annaksin selle hotellile hindeks 9,5 10-st. Miks 9,5 ja mitte 10? Osaliselt mitte nende süül, sest see on 1912 ehitatud maja ja seal on need sepsid on nagu toas kummalistes kohtadel ja mingi imelik vaip on ka maas. Aga noh, muidu on hotell väga šef ja kindlasti tahaks edaspidi ka siia tulla. Just siin hommikust siin 2 tassi mõnusat musta kohvi. Tulin siia Vabadussõja samba juurde, et just see samal pingil, kui ma kohe istun, istus grupike vene vanatädisid. Ja see tekitas mulle mõtteid. Esimene mõte, mis tekkis, issand, kuidas maja see number 65 on. Seal on punane maja, see on hästi äge. Muidugi mitte nii ilus kui Metsise hotell. Metsise hotell tekitas mulle mõtte, ma ei mäleta, mis romaan see kurat oli, aga oli üks romaan, kus oli mingi parunihärra, kes rikkus abielu. Abigaas elas tal linnas ja tema elas siis kuskil jahimajakeses mingite näitlejannadega ja muude toredate naisterahvastega. Ja mulle see Metsise hotell hakkas minutama, et see on kunagi olnud mingi aristokraadi või mingi aadliku jahimajake, kus on kindlasti ka näitlejannadega aega veedetud. Aga jah, mulle see, ma ütleksin 9,5 10. Siin on päikesed detailid, jah. No aga ei saa neid stepseid panna teise kohta, sest see maja on võib-olla selline vana. Aga mida ma kartsin, et internet äkki seal ei tööta, sest noh, mul on üks õpilased, mul on vaja Zoomi kaudu natukene eile tööd teha ja mõtlesin, kui Zoom kokku kukub, on jama, eks ju. Jama. Muidugi õnneks ma olen mul on LHV ettevõtluskonto, ma ei ole kellegi ori, ma olen LHV ori. Ja siis, kui oleks midagi juhtunud, ma oleks saanud ära jätta, muidugi kaotanud tunnitasu, aga ma oleks saanud ära jätta ja keegi poleks võib-olla karjunud ega märatsenud. Ja nii, aga eile jah istusin pingilis mingi vene vanadadiki, sest see tekkis mulle mõtted ja esimene mõte, mis tekkis, oligi see, et on väga suur osa inimesed, kellel on kõigest absoluutselt savi, ajaloost ja asjadest. Nad istuvad vene vanadagi jutustavad, vaevalt nad valgekaartlaste järeltulijad on. Ja vaat niimoodi. Ja nende jaoks ei tähendas vabadust midagi. Valga ise või? Ja üks osa minust tahab siia Valgasse elama tulla. Peamine põhjus on muidugi rahaline, sest mul pole kunagi elus kodu nagu olnud, selles mõttes, et ma olen alati kodut olnud, lapsepõlves muidugi, vanemad. Aga sellega on tekkinud teatavad eelised elus, mida muidu ei oleks olnud, nii et elus on kõik seotud, kui on mingisugune negatiivne ketilülist on seotud positiivsega. Seda, et ma hakkan negatiivseid asja oma elust eemaldama, siis eemaldad ka väga suur osa positiivseid. Nii et seda ei saa niimoodi mõelda. Aga Valgas võib-olla tekiks see võimalus, et oleks ka selline kodu, eks ju. Ja Valgas on mingid eelised on ka. Eile käisin seal Riia kohvikus, mis on seal Valgas, kohe seal vaatega Läti, vaade on lihtsalt terrassil ja vaatad Läti suunas, eks. Ja see kirikutorm, seal paistab, on Läti seal vastas, eks. Ja see väiksem kirik. Ja mõtlesin, miks on nii, et mingi odav päevapraad, esiteks on Valgas, tundub olevat nagu keskmiselt 38 korda parem kui Tartus. Kuidas on võimalik, et Valgas tehakse päevapraad ja Tartus tehakse päevapraad ja Valgas on 38 korda parem? Kuidas see on võimalik? Mida nad Tartus teevad või ei tee, eks ju. Ja siis mõtlesin, et muidugi Valgas on see, et hea on see, et on ühendatud, eks ju, rongiga saab väga ruttu kas kuni Tallinnani välja minna.